Mitu minutit oli seal? Harilikult anti 20, mulle antakse 30, sellepärast ma kokutan, nii et ärge pange tähele. Et ei ole umbes 10 aastat enam nii suure seltskonnas esinenud, aga püüan hakkama saada. See vaade põllult ongi vaid vaade põllu poolt ja mina vaatajana kinnitan, et püüan põllu poolt vaadata need feodaale siin mitte eriti korrektselt. Hiinlased ütlevad, et selleks, et õgvendada, on vaja üle painutada. Ja püüan vaadata neid asju sellest aspektist, et olla kuri nende asjade peale, mis mind häirivad, või õigem, mis vaatajad põllu pealt häirivad. Siin on veel üks mullade masin, küll porine. Aga olen uurinud oma sõpradelt, et mis juhtus, kui Läti tungiks kallale Soomele. Kõik arvavad niimoodi, või on arvanud niimoodi, et olukord kujuneks üpris nutuseks ja mitte soomlastele, vaid lätlastele. Ja kui me vaatame siin, et Soome majandus on 267 miljardit USA dollarit, rahvaarv 5,5 miljonit, Läti majandus ainult 31 miljardit USA dollarit ja rahvaarv 2 miljonit, see majandusvõimsuse vahe on 8,6 korda ja rahvaarvu vahe on 2,75 korda. Siin on nüüd üks teine tabel, kus on meie partnerid Euroopa Liidust ja liitlased NATO-st ja siis on nende majandusvõimsus SKP liidetud kokku. See on 38 nüüd juba triljonit USA dollarit ja Venemaa on 2,1 triljonit USA dollarit. Majandusvõimsus vahe on 18,1 korda ja rahvaarv siis vastavalt 938 miljonit inimest ja Venemaal 143 miljonit inimest. Rahvaarvu vahe on 6,6 korda. Et Soome ja Läti vahe oleks samas proportsioonis, siis peaks Läti majandus ja rahvaarv olema üle 2 korra väiksem tänasest ja tundub, et ühesõnaga Läti ja Soome vastu ikka mingisugust võimalust ei ole. Muidugi võib rääkida Läti ja Soome relvastuse vahest, aga majandusvõimsuse vahe näitab peale rikkuse ka tehnoloogilist võimekust. Siin on siis Venemaa ja Ukraina, niisama triljonit dollarid ja miljonid inimesed. Et iga kord, kui mõni 1000 Vene regulaarväelast otsustavad koos relvadega puhata Ukrainas, on see allmaal kohe jama lahti. Siit me siis näeme, miks Ukrainal pole selles konfliktis lootustki saavutada sõjalist edu, ükskõik kuidas nad ka ei punnitaks. Ehk ühesõnaga majandusvõimsuse vahe on 11,7 korda, rahvaarvu vahe küll ainult 3,2 korda, aga kogu toodang inimese kohta on vahe 3,5 korda. Muus see 3,5 korda umbes ligikaudu sama suur kogu toodangu vahe inimese kohta on ka Läänel ja Venemaal. Ehk Läänes ma pean silmas Euroopa Liitu ja NATO-t. Hinnanguliselt muuseas Lääne ja Venemaa vahel on tehnoloogiline vahe veelgi suurem kui Venemaa ja Ukraina vahel just relvastuse osas. Ja hiljuti oli just üks lühi artikkel selle kohta hävituslennukitest. Venelastel mingid põhiliselt ja ameeriklastel F-id. Ja maailma eri piirkondades nad on üle 100 korra saanud kokku tahingutes ja
üle 100 korra just tulemuslikes lahingutes, see tähendab, et lennuk on alla tulistatud. Ja puhtjuhuslikult on olukord nii, et nende alla tulistatud lennukite hulgas ei ole ühtegi F-i, kõik on MiGid olnud. Möödunud sügisel ütles üks NATO kindral venelaste järjekordse ärplemise peale Balti pealinnade kiirest vallutamisest, et muidugi võivad nad sinna isegi jõuda, aga ellujäänutel läheb tagasi tee Venemaale vaid sõjavangilaagrite kaudu. Ehk see esimene asi, mis mul tegi muret, oli see, et ilgelt ajab südame ikka täis küll, kui näed enne valimisi poliitikute trikoovoore kaunima sõjahüsteeriku tiitlile. Nüüd on meil siin tuttav inimene, Rasmussen, et ta siin ütleb, et on suur tõenäosus, et Putin sekkub Balti riikides, panemaks proovile NATO artikkel 5. Aga Putin teab, et kui ta ületab punase joone ja ründab NATO liikmesriiki, saab ta lüüa. Väljendugeme sellest päris selgelt. Aga ta on hübriidsõja spetsialist. Putini hübriidsõja osadeks on olnud riigisisese ja rahvusvahelise õiguse väärkasutus, hästi koordineeritud teabeoperatsioonid, massirahutused ja rohelised mehikesed. Üldiselt on ju niimoodi, et kuni nende roheliste mehikeste välja ilmumiseni pole kaitseväel selget rakendust. Aga selgelt peaks olema käed ja jalad tööd täis, politseil, piirivalvuritel, kaitsepolitseil ja tegelikult tuleb muidugi oma muulaste teavitamisega. Siin on nüüd siis eraldised riigieelarvest politsei piirivalveametile. Et see, et 3,5% tõusid eraldised kokku ja 4,3% personalikulud aastal 2015-2014 vastu on nagu üks pool. Kui juhin tähelepanu, et protsentuaalsed pensionid tõusid natukene rohkem ja keskmine pension tõusid natuke rohkem. Aga asja teine pool on see, et alles 2015. aastal jõudis PPA finantseerimine 2008. aasta tasemele. Ja personalikulude osas ei olnud teda isegi vaja, kuna nende aastate jooksul on 1025 inimest politsei piirivalveametist ära läinud. Siin on siis Rahandusministeeriumi andmed valitsemisalade kulude kasvu kohta 2015. aastal. Muuseas juhin tähelepanu sellele, et Sotsiaalministeeriumi 302 miljonisest juurdekasvust tuli vaid 150 miljonit sotsiaalmaksu kasvust. Ilmselgelt on meil selles Sotsiaalministeeriumi kui valdkonnaga midagi käest ära lastud, sest kui te siit näete, siis valitsemisalade kogu muutuse 487 miljonit ja 302 läks sellest Sotsiaalministeeriumile. Siin ei saa olla küsimus ainult lähenevates valimistes, aga võib-olla on. Ei saa muidugi vaielda, et heidutuse seisukoha pealt on 44 jalaväe lahingumasina
üsna olemas oli Eesti Vabariigil siin paari aasta jooksul kõvasu sõna. Sest päriselt on heitunud nii rohelised mehikesed kui ka omad potentsiaalsed pahad. Ja see on ilma irooniata. Iroonia on hoopiski selles, et venekeelse televisiooni tegemise stardiks vajamineva 5-6 miljoni euri üle arutati kaua ja lõpuks teitigi muuseas 2,5 miljonit euri. Sealgus Kultuuriministeeriumi juurdekasv oli sellel aastal 34 miljonit euri. Eks selle asümmeetrilise sõjaohu tõrjumisel on ka meie valitsejad tahtnud parimat, aga välja tulnud on nagu ikka. Et tegelikult õnneks lähiajal, nagu ütlevad NATO kõrged juhid, parandatamaks Rasmusseni välja öeldud, Balti riikide puhul hübriidsus seda vähe tõenäoline. See jäi mul vist siin vahele. Eks pealkiri, et oleme hästi ette valmistatud hübriidsõjaks. Protsentuaalselt siis tõusis kõige rohkem Kultuuriministeeriumi eelarve 2015. aastal. Ja tõenäoliselt see ongi meie hübriidsõja taktikaliseks talarpelvaks, et Kultuuriministeerium ja Sotsiaalministeerium sellega tegelevad. On asju, mis meist sõltuvad ja on asju, mis meist ei sõltu ja tarkust näitab oskust nende vahet teha. Ma ei mäleta, seda kirjutas üks kas Prantsuse või Belgia kirjanik, ma ei leidnud enam kiiruga üles, kes see oli. Et kui me vaatame nüüd seda sama Eesti suurepärast vabariiki ja versus meie liitlasi läänest, siis Euroopa Liidu ja NATO majandusest moodustame 0,066% ja rahvastikus 0,14%. Et see, mida me peaksime nagu tegema, on täitma eeskujulikult oma kohust kaitsevõime tugevdamisel ja piiri kindlustamisel. Uuesti suuda ütlemata, et poliitikutel ja eriti valimisteel on mõnus kõita imetlevate pilkude saatel riigikaitse teema kaun ja patsu seljas, selmet tegelda lahendamist vajavate sisuliste küsimustega, mis riigi ees seisavad. Huvitav on see, et kuidas ikkagi sai juhtuda nii, et nagu Eston Kohveri intsidendi järel hakati piiri puhtaks tegema, selgus tõsiasi, et enamus piiri saab puhtaks raha eest, päriselt laekub selle piiri puhastamise saadud metsamaterjali müügist. Et kui ma seda kuulsin siin mõni aeg tagasi, siis ma mõtlesin, et kas selleks, et Eesti Vabariigi Siseministeerium ja Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium hakkaksid koostööd tegema, siis selleks pidi sekkuma Putini FSB. Kes siis juhivad riiki? Eestis on viimastel aastatel olnud tähelepanu keskpunktis 2 võõrliiki, kormoran ja šaakal. Siin, et ei saa valesti aru, ei ole kindlasti
ei ole kindlasti nii, et Šaakal on ametnik ja Kormor on poliitik. Tegelikult on see slaid lausa ära parandatud ja ma kahtlustan, viimane on ka üsna parandatamata, et lihtsalt ei ole jõudnud kohale. Aga nendest kormoranist Šaakalist nii palju, et üks neist ehk kormoran on lausa riikliku kaitse alla võetud ja teine on kuulutatud kütitavast lindpriiks, keda oleks vaja siit lausa ära hävitada. Üks nendest ehk kormoran sööb Väinamerest sama palju kala, kui püüavad kalurid. Aga teine sööb ka linde, kui ta neid kätte saab. Küsite, miks selline suhtumisvahe on? Vastus on lihtne. Meie oleme linnurahvas. Meil on linnukaitsealad, meil on raadiosaatjatega toonekured ja meil on kotkakaamerad. Ega siin ei ole midagi naerdamust, tegelikult niimoodi ongi. Tegelikult on meie ametnikud linnu usku. Niisama lihtne see ongi. Lihtsalt ametnikud on otsustanud, et üks võõrlik tuleb võimalusel hävitada ja teist tuleb kaitsta. Ja paber kannatab põhjendusi, kui vaja on. Muus üks põhjendus see, et kunagi ürgajal olevad kormoran siin elanud. Teine näide riigi juhtimist on see, et kui see selgus, et riik hakkab ise Väinamerel uusi praame ehitama, siis puhtast uudisimust uurisin Olev Miililt ja Juhan Partsilt, miks siis ei toimunud seda loogilist ostu-müügit tehingud omavahel. Mõlemad kinnitasid, et soovisid seda, aga teine pool keeras käru külili. Et hakkad teile siin üksikasjust jälgita, mida ma tean, et see läks pikale, aga selgest sai mul üks, et otsustas teguriks untsuminekul olid ikkagi ametnike hoiakud ja niisama lihtne see ongi. Nüüd, kui me vaatame siin Šaakalit ja kormoranid, ametnikku ja poliitikut, siis tegelikult siin poliitiku all on hoopis saabastav kass, ilus, värviline. No nii. Et üks ühine joon on neil ka tegelikult olemas. Et vähemalt Eesti Vabariigis. Et ei tunnistata kunagi, ei ametnikud ei tunnista, ka poliitikud tunnista, et midagi on tehtud valesti. Nad, kui asi läheb väga hulluks, siis nad pöörduvad prokuratuuri poole kohe. Ja teine asi on see, et mõlematel puudub valdavalt eraettevõtluskogemus. Kas olete pannud selle aasta või nende valimiste, avalikest valimisdebattidest tähele, et seekord kandideerivad parlamenti ka mõned inimesed, kes on nii rumalad, et nad ei teagi, et nad on rumalad. Ja muus küllad ma saavad sisse, või vähemalt mõned neist saavad sisse. Millegi pärast, ma ei tea, kas see tuleb lihtsalt kõrgest vanadusest, et ma nüüd selliseid asju panen tähele, aga enne ma ei ole sellist asja nagu täheldanud või ei ole enne vist neid nii avalikke debatte olnud televiisoris, kus inimestel on lihtsalt lastud rääkida suhteliselt juhuslikel inimestel. Tegelikult tähendab kõigis õhtumaa demokraatias satuvad vahetevahel poliitilise valitsemise juurde mitte väga targad inimesed. Ja mida väiksem riik, seda suurem on tõenäoliselt, et nad satuvad. Kuigi teil ei maksa ju naerda, sest ma mõtlesin järgi ja ega see poliitiku elu ka
ei ole üldse kerge. Kujutage ise ennast ette, kui ettevõtte juhtkond peab töö saamisel ja tööle jäämisel või tööle jäämiseks taotlema ka poolearvulise koristaja joodikus Lukksepa intrigandist inseneri nõusolekut. Ega see elu ei oleks ju siis hulga või sugugi ei oleks ju niimoodi lihtsam olnud. Või nende elu ei olnud lihtne. Et kui nüüd siis seda slaidi vaadata, siis ametnik on reeglina kõrgelt haritud ja poliitik reeglina pole pööranud tähelepanu haridusele, eriti noorema põlvkonna tegijad. Ametnik saab tööd ja leiba reeglina läbi konkursi ja poliitikul on ikka määravaks partei sõdurlikkus ja isiklik ustavus formaalsetele või mitteformaalsetele liidritele. Tipu tõusmisel ametnik reeglina tunneb tipptasemel oma valdkonda. Poliitik ei pea isegi olema taibu, piisab, kui ta on lobeda jutuga kohustustundik tööloom. Meil on ju igas valitsus olnud mõned väga head ministrid ja mõned mitte päris targad ministrid, nii nad umbes sattunud on. Läbikukkumisel reeglina vastutab ametnik täiel määral, halvemal juhul suundub ta poliitikasse siis juba opositsioonierakonna kaudu. Ja läbikukkumisel saab ühesõnaga poliitik peatselt uue võimaluse, halvimal juhul saab ikka mingi riigitöö ametikoha ja seda konkursi vabalt. Eesti riigiamet on kõrgelt haritud tipptasemel oma valdkonna tundja ja enamasti on ta halvasti motiveeritud poliitilise süsteemi poolt või nõrgalt motiveeritud poliitilise süsteemi poolt. Riigi tasemel funktsioneerimise kindlustada ametnikud. Valitsuse poliitiline suunis peaks olema midagi sellist, nagu on ettevõtluses nõukogu suunis. See toimib ja toimub nii Soomes, Saksas, Norras ja Taanis kõikjal normaalsuses. Ka meie ametnikud on tasemel ja kahtlusteta. Aga miks meil siis asjad untsu lähevad? Aga äkki meil ei olegi selgeid kogu valitsussuuniseid, vaid on lihtsalt erakondlike egode ja võimaluste kompromiss. Kas meie probleemiks ongi riigi juhtimise vertikaalne hierarhiline vürstiriiklik süsteem, kus eri ministeeriumite ametnikud on pandud konkureerima, mitte koostööd tegema ja üksteisel kaikaid loopima ja hoiakuid võtma. Isegi kui ministrid, fürstikesed on samadest erakondadest, sest harjumuslik destruktiivsus on enamjaolt mõnusam kui pingutustega saavutatav konstruktiivsus. Mõned nopped, mis on viimasel ajal eriti, ma ei oska öelda, et kurvaks teinud, aga mõtlema pand võib-olla isegi aastat, et meil ei maksa imestada, kui meil selline riik on, et meil kiirlaenufirmad ja kasiinod toodavad endiselt igal aastal juurde tuhandete kaupa sotsiaalabi vajajaid. Tõsi küll, kümnete kaupa saavad tänu sellele tööd ka uued sotsiaaltöötajad. Kas me oleme õnnelikud, et meie tegelikult juba raugastud maksusüsteem genereerib madalat tootlust ja peletab innovatsiooni. Keegi üldse imesta ei pööra sellele tähelepanu, et meil on detsembri seisuga 74 000 firmat käibemaksukohustlast.
mõelge ametis, 74 000 firmat käibemaksukohuslast. Kas peamegi loomulikus olukorda, kus põlevkivi kaevandamismahud on täitmata, aga samaaegselt tuleb põlevkivi puudusel vallandada sadu inimesi? Kõik meil kipuvad praegu targutama riigile laenude võtmise laenude üle, mida hakkavad kinni maksma järeltulijad, kes aga tulevikus tõenäoliselt istuvad hiiglaslike põlevkivivarude otsas, mille suhteline väärtus on seoses oodatava tehnoloogilise revolutsiooniga langenud kindlasti 10 kordi. Ma võiks sel teemal umbes pool tundi jätkata, aga vaataks viimast slaidi. Et meie poliitikud ja meie valitsejad kuulutavad, meie suurimas ohuks on Putini Venemaa. See on tõesti kole, see Putini Venemaa. Aga seda ohtu me jagame oma liitlastega NATOs ja partneridega Euroopa Liidus, teades, et koalitsiooni rahvar on peaaegu 7 korda suurem ja majandus 18 korda võimsam kui Putin Venemaal. Tahan ja tuleb kiuslikult väita, et Eestil on hoopiski suuremas ohuks rahvusriigi kadu selle tõttu, et me ei suuda lähiaastatel alustada oma väikeriigi põhjalike ümberkorraldustega. Mis võimalused ettevõtjatel on, kui nüüd selgub, et märtsis saab kokku uus koalitsioon ja arvatakse, et ma ei tea, mis see loosung, kas kindlalt edasi või samamoodi edasi, eks ühesõnaga, et igal juhul riigi reformist teel midagi ette ei võeta. Siis on üks võimalus pöörduda võrdõiguslikkuse voliniku poole ja taodelda streigiõigust ka ettevõtjatele. Et riiki peetas ikka üleval vaid ettevõtlusloodava lisaväärtuse arvel. Ja ausalt, ega teile ikka või meile neid asendajaid streigimurdjaid ikka kuskilt võtta ei ole. 10 aastat tagasi mitmed teist mäletavad, kuidas ühe erakonna mitteformaalsed liidrid käisid järgi, ütlesid, et okei, ettevõtjad, kui te ei ole ühe või teise asjalt rahul, küll tulevad järgmised, kes on rahul. Ei need tulemas ole. Aga tegelikult võiks ühe asja küll ette võtta, et selle erakondade sponsoreerimise ära lõpetama. See oleks nagu kodanikuallumatuse esimene arglik sammukene. Ja midagi tuleb ette võtta kindlasti ka pärast valimisi, kui asjad õiges suunas liigu, sest me ei tohi kaotada lootust. Eestimaal üks ainus halb asi ja üks ainus selline halb asi, mida parandada ei saa, see on kliima.